Nii nagu eile suure suuga sai lubatud, täna on meie peategelane ja järgmistel päevadel ka kapsas. Ja hea meel Kärt Petersonile toidublogijale tere öelda, tervist. Tervist. Nii, aga sa oled ka inspireeritud väga Aasiast täna hommikul, jah? Ja see on tõsi. Ma otsustasin teile teha siin väga populaarselt Korea salatit, kimchit. Et kuna kapsast kõik teevad kapsarulle ja hautist ja sellist asja, siis ma mõtlesin, et proovin hoopis midagi huvitavamat ja teistmoodi pakkuda. Alguseks klaarime kohe selle, kas seda kimchit saab teha ka kohalikust kapsast, see, mis on majadega põllul kasvanud? Saab küll, selles suhtes, et kuigi neil on erinev tekstuur, on see täiesti mõnus ka tavalise peakapsaga, proovisin järgi. Ja töötab. Ja töötab. Nii, aga täna on sul ikkagi see, kuidas seda nimetatakse, Hiina kapsas siis äkki? Ei, Korea, see on nüüd Hiina kapsas, jah, just. See on selline retsept küll, mis on väga lihtne, aga ta tahab natuke aega selles suhtes, et kapsas ise tahab soolvees seista paar tundi. Nii. Ehk et sa paned selle sool ette. Kui kõva soolvesi see peab olema? Siin on niimoodi, et on umbes 250 milliliitrit vett ja 2 supilusikatäit soola. Et tegelikult vett ei pea üldse palju olema. Ta isegi ei kata sul seda. Isegi ei kata. Näeb välja nagu salat praegu. Ja siis ongi see, et sa masseerid selle siia sisse. Niimoodi, et sa mudid, et kapsast läheb natuke pehmemaks. Ja siis jätad seisma, ütleme, 3-4 tunniks toatemperatuurile. Eesti kapsaga tehes see tähendab natukene rohkem mudimist. Jaa, rohkem mudimist, sest et Eesti kapsas on oluliselt jäigem. Nii, et selles suhtes võib ka panna raskuse peale, ei pruugi. See on täiesti kuna seda kimchit on niivõrd palju eri versioone, nagu ikka rahvuslikud toidud, et siis jätad selle seisma. Aga kuna mul on siin ette valmistatud juba seisnud kapsas, siis saab teha niimoodi, et mina saan sellesse juba sisse masseerida selle maitsaine pasta, mida me kohe siin tegema hakkame. Aga väga tore. Ühesõnaga, ta näeb lõpuks, alguses nii, lõpuks näeb välja nii. Jah, just. Kui paari tunniga seismise pärast. Mis seal pasta sisse käib? Siin pasta sees on nüüd vesi ja originaalis on siin magusa riisi jahu. Mis on selline, ütleme, natuke eriline selline koostisosa ja tegelikult on see, mis ta peab andma natuke ühesõnaga sukest pastalaadset asja, ehk et selle võib asendada maisitärklisega. Kui mul ikkagi seda magusa riisi jahu ei ole, siis saab maisitärklisega ka. Maisitärklisega, sest et ta tuleb, see näeb välja ikka kristiir välja. Jah, just, et siuke tapeediliimi moodi. Ja, nii. Ja siis on nüüd nii, et siia sisse tuleb segada kõik need maitsained ühesõnaga. Siin on meil suhkur, sibul, kalakaste, riivitud küüslauk ja riivitud ingver. Ja muidugi põhiline siis on tšillihelbed. Originaalis muidugi oleks väga hea, kui saaks kasutada Korea tšillihelbeid, aga samamoodi on ka see väga selline asi, mida ei leia. Lihtsalt leida. Nii et, aga sobib lihtsalt need, mis on meil igal pool müüa, tšillihelbed või tšillipulber isegi või tšillipasta, kõik sobib. Sa ajasid selle asja kuumaks, siis nüüd lähevad maitsained sinna sisse ja siis tekib selline segu. Väga tore, et saame seda asja pärast vaadata, kuidas see asi tegelikult välja näeb ja omavahel öeldes on sul ju see hapnenud koostis siin juba olemas ka, nii et me saame seda vaadata ja proovida, kuidas seda reguleerida. Just. Aga Kärt on täna hommikul köögis ja Korea selline salat, mida ütleme väikene õrnem suu, võtku ettevaatlikult. Vahepeal juhuslikult proovisin ja pean ütlema, et häda oli hetkeks suur. Nii see on, et see valmis olev salat on siin juba paar päeva käinud, et ta on täitsa siukene, on terav. Temas on minekut, ma ütlen ausalt. Kuule, aga me võiks seda kuidagi välja võtta ju vaikselt või isegi näidata seda. No ta on, ja ütleme, see lõhn on ikkagi ka selline üsna intensiivne. Ja sa ütled, et ta marineerib nüüd tegelikult ikkagi toatemperatuuril. Ja see on nüüd olnud mul paar päeva täitsa, jah, lihtsalt kinnises purgis toatemperatuuril ja see äädika maitse, mis tal tuleb, ongi sellest käärimisest tulnud, et äädikat retseptis üldse ei olegi. Ehk seda saab ise timmida, kui kõvaks ma teda ju laste tahan, et ta ilmselt mingil hetkel on see võimatu juba. Jaa, et see ongi see, et sa iga päev nagu maitsed, et kuidas sulle tundub, et kui juba sinu jaoks on paras, paned külmkappi ära ja
siis ongi hästi. Selge, ja see peatab selle protsessi. Nii väga tore. Sa ennem näitasid seda, kuidas sa marineerisid seda kapsast selles soolvees, hoidsid ja nüüd on selle maitseaine lisamine. Milline see välja näeb? Ühesõnaga, see maitseaine siin on selline, kõige kaunim ei ole, aga selline pasta on. Ja ma kindlasti ütlen seda, et seda tšilli kogust peab reguleerima täpselt selliselt, et kuidas endale nii-öelda maitse on, sest et see originaalretsept on selline, et millest tuleb ikka päris, ütleme vähemalt sama kange kui see, et kes on niisugune õrnem suu, et ma soovitaks esialgu vähem ja saab teise portsu alati teha ju kangema. Nii, segata lihtsalt läbi. Segan läbi, just nagu masseerid õrnad siia sisse, samamoodi nagu selle soolveega. Ja muud ei olegi, kui et paned siia purki. Ta peab olema ikkagi kinnises purgis, eks ju? Jah, sest et ta hakkab ikkagi mullitama. Mullitama sõna otseses mõttes, jah? Sõna otseses mõttes, jah. No see lõhn on ka päris vänge. No ikka on, jah. See kalakaste, mis siin retseptis sisse läheb, et see on selline annab ega eriti siuksene. Aga on hea jälle samas. Jah. Nii et kinni saba lahti. See on siuke hea vürtsikas vaata talvel või nüüd siin täna sügise esimene päev ja puha, et ja Hiina kapsa asemel, kui me teeme nüüd seda kodusega, ütlesid, et saab läheb käima ikka täpselt samamoodi, aga lihtsalt peab rohkem mudima siis seda soolvee. Täpselt nii, et pehmemaks lihtsalt. Ja siin ta siis nüüd seisab ja iga päev maitsta ja ongi nii. Muidugi võib seda ka kohe süüa, aga ma ütlen ausalt, et tegelikult värskena on ta veel teravam. Et see tšilli on nagu siukene toores, ütleme siis nii. Kärt, suur aitäh sulle. Väga põnev retsept. Selgub, et lihtne teha. Üldiselt Korea mingist restoranist ikka oled ju ostnud seda, aga saab rahulikult ise ka kodus proovida. On täpselt nii. Aitäh. Kõri sõlm hakkas käima, raske on rääkida natukene, sest see oli tõesti krehvtine ja terav.